Tere, olen Ksenia Georgi, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse tugikeskuse juht. Õige õppekava valimine on noore tuleviku seisukohalt väga tähtis. See määrab, milliseid oskusi ja teadmisi ta omandab ning millised võimalused avanevad tööturul. Kahjuks katkestab Eestis igal aastal kutseõpinguid ligi 5000 õpilast, mis moodustab keskmiselt 20% kõigist kutsekooli õppijatest. Seetõttu on oluline teha teadlik ja läbimõeldud erialavalik, et vähendada katkestamise riski ja tagada edukas haridustee. Kutseõppe õppekavad jagunevad erinevate tasemete vahel vastavalt sellele, millist ettevalmistust ja iseseisvust nendel töömaailmas eeldatakse. Järgnevalt vaatame üle, mida erinevad tasemed tähendavad ja kellele need paremini sobivad. Kui noor vajab töötamiseks kõrvalist juhendamist, sobib teise taseme õppekava. Õppeaeg on 6 kuud kuni 2 aastat. Praktiline töö ja praktika moodustab vähemalt 70% õppekavast. Sobib hästi neile, kes on õppinud põhikoolis toimetuleku või lihtsustatud õppekava järgi. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus pakub näiteks köögiabilise ja puhastusteenindaja abilise erialasid. Teise taseme õppekavadest on olemas veel kutsevaliku õppekava, mis võimaldab noorel tasandada põhikoolist jäänud õpilünki ja leida sobiva eriala. See on hea võimalus neile, kes pole veel kindlad, millises suunas soovivad edasi liikuda või ei ole valmis kohe peale põhikooli õpinguid jätkama. Kui noor saab harjumuspärastest ülesannetest hakkama iseseisvalt, kuid keerulisemate ülesannete puhul vajab tuge, on õige valik 3. taseme õppekava. Õppeaeg on 6 kuud kuni 1,5 aastat. Praktiline töö ja praktika moodustab poole õppest. Sobib lihtsustatud õppekava järgi lõpetanutele. Soovitame seda ka algatuseks põhikoolis tõhustatud või tuge saanud õppijatele. Kui eesmärk on saada iseseisvaks valdkonna spetsialistiks, siis 4. tase on õige valik. 4. taseme õppekavad võivad olla 2 tüüpi. Kutseõppe keskendub erialastele teadmistele ja praktilistele töödele või rakenduslik keskharidus. Lisaks erialastele teadmistele ja praktilistele õppele sisaldab ka keskhariduse üldaineid. Kutseõppe on üldjuhul kestusega kuni 2 aastat. Sobib neile, kes soovivad kiiremini tööle asuda ning ei soovi keskharidust omandada. Lisaks sobib see hästi neile, kellel on väga head erialased oskused, kuid üldainetes on väga suured õpilüngad või muul põhjusel keskhariduse omandamine osundab liiga keeruliseks. Praktiline töö ja praktika moodustavad poole kutseõppe mahust. Rakenduslik keskharidus kestab 3 või 4 aastat. Võib olla 100% eestikeelne, võib olla 60-40 eesti ja vene õppekeelega. Võimaldab jätkata õpinguid kõrgkoolis, sest sisaldab keskhariduse üldaineid. 60-40 õppekaval üldjuhul õpetatakse eesti keelt teise keelena ning selle riigieksami sooritamine on kohustuslik. Ülejäänud riigieksamid on üldjuhul vabatahtlikud. Erandiks on IT Akadeemia õppekavad, kus riigieksamid on kohustuslikud. Praktiline töö ja praktika moodustavad õppemahust umbes 1/3. 5. tase on samuti kutsehariduse tase, kuid sellel õppimiseks on vajalik eelnev keskharidus. Seega praegu sellel pikemalt me ei peatu. Sõltumata tasemest kutseõppe lõpetamiseks tuleb sooritada kutseeksam. Kui õppija on saanud põhikoolist tuge, tasub jõukohase valiku tegemiseks pöörduda kutsekooli tugikeskuse töötajate poole, et leida jõukohane ja sobiv õppisund. Kutsekooli spetsialistid oskavad anda nõu ja vajadusel pakkuda lisatuge eduka õpitee jaoks. Oluline on, et iga noor leiaks endale
sobiva ja jõukohase eriala. Sinu edulugu. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus.